Kas sa tead 10 000 tunni reeglit? Malcolm Gladwell kirjutas oma raamatus, et kui sa tahad tõeliseks meistriks saada mingis oskuses, siis sa pead seda oskust praktiseerima vähemalt 10 000 tundi. Ja teate, mis mul juhtus? Ma praktiseerisin ühte oskust mitte 10 000, vaid 93 400 tundi. Ja ma sain aru, et ma saaksin ikkagi kõvasti parem olla. Jep, see on oskus magada. Mina olen Valdur Produktiivsusklubist ja selleks, et sinul nii ei juhtuks, siis ma jagan sulle täna siin meie uuel diivanil 10 teaduslikult tõestatud parimat unenippi, mis viivad su une, energia ja seeläbi produktiivsuse uuele tasemele. Muide 8. powernäppide punkt on üks minu lemmikud. Aga enne kui me nende ülipraktiliste punktide juurde läheme, siis mul on sulle üks küsimus. Kas sa päriselt usud, et uni on tähtis? Niika kui sa arvad, et uni on nagu mingi pseudoteema ja kõvad vennad magavad siis, kui nad on surnud, siis tõenäoliselt ei ole valmis seda tegema niikuinii muudatusi, et oma und parandada. Aga nüüd esimesed 5 punkti, et kuidas une kvaliteeti parandada. Ilmselt sa oled mitmed neist juba kuulnud, aga küsimus on, et kas sa neid järgid ka. Ja me ei eeldagi, et sa korraga kõiki ellu rakendada, aga vaata selle pilguga, et mis on need esimesed muutused, mis aitaks sinu une kvaliteedi uuele tasemele viia. Punkt number 1. Kaitse oma unerütmi. Uneteadlane Matthew Walker ütles, et kõige parem asi, mida sa enda une jaoks saad teha, on kindel unerütm. Jah, see tähendab, et sa lähed õhtuti magama ja ärkad hommikuti samadel aegadel üles. Ja kuna see on kõige olulisem punkt üldse, siis me tegime terve eraldi video, nii et kui sa tahad nagu enda jaoks parema rütmi leida, siis link on samuti video kirjelduses. Ja kui aus olla, siis sellel suvel läks asi meie peres päris käest. Ma olin palju pulmades, lapsed, kes peaksid me 8 paiku magama minema, jäid magama 11 läbi, aga hommikul pidime ikkagi juba mingi 7 ärkamat lasteaeda jõuda. Nii et käivitasime nüüd sügisel siis peres uue unerežiimi juurutamise projekti. Algus on palju lubav, see sisaldab näiteks külmkapi füüsilist sulgemist, erinevaid preemiaid vitamiinidega, lugude jutustamisega ja palju muud. Vahest ma tegelikult mõtlen, et päris hea oleks, kui keegi mulle ka mingi karmi ja samas motiveeriva rütmi peale paneks, et ma ikkagi keegi ajal magama läheks. Sean Stevenson tõi oma raamatus välja, et ainult 100 tagasi magasid inimesed lääne ühiskonnas keskmiselt 1,5 kuni 2 tundi rohkem. Ja sinu unerütm peaks sulle tagama 7-9 tundi nagu reaalselt uneaega. Suurima kasu saadki siis, kui sa hoiad seda rütmi nii nädala sees kui ka nädala vahetustel. Okei, see ilmselt ei hoia seda iga nädala vahetust, ei suuda seda hoida, aga kui mõnel öösel tegeled magamise asemel mingi alternatiivse tegevusega, siis eksperdid soovitavad ikkagi tunnid täis magada, aga mitte kauem kui 9 või 10 hommikul. Sest tähtis on see, et sa läheksid järgmisel õhtul õigel ajal magama, et võimalikult nagu ruttu uuesti sinna õige rütmi juurde tagasi saada. Ja see aitabki meil püsida hästi tsirkadiaanrütmis, meie unetsüklid ei kõigu niiviisi edasi-tagasi ja me saame maksimaalse kasu kätte, mida siis REM ja NREM unel meil pakkuda on. Ja praktilise poole pealt on võtmeküsimus see, kas sul on mingi vihje selleks, et nüüd on aeg magama minekut sättima hakata. Mitmel perioodil olen tegelikult mina kasutanud selleks vihjeks edukalt hoopis äratuskella. Et sa kuulsid õigesti äratuskell, aga et mitte et hommikul ärgata, vaid hoopis et õhtul magama minna. Kell 9:30 see helises ja ma hakkasin õhturutiini tegema, sest teadsin, et siis ma jõuan õigeks ajaks voodisse. Ole nüüd aus. Milline näeb välja sinu magama mineku rutiin? Kas see näeb välja nagu minu õhturutiin? Kahjuks mitte liiga kaua aega tagasi. Et see algaski sellega, et ma vaatasin arvutist siukesi ärevaid sõjauudiseid. Seejärel vaatasin, et kell on jälle 10 juba ja ma ei saa tühja kõhuga magama minna. Nii et ma õgisin nagu mitu kaussi krõpsu. Ja kuna niikuinii sööma peab, siis võiks sinna kõrvale vaadata Netflixist midagi põnevat. Mulle meeldivad siuksed pingelised spioonisarjad. Ja pärast seda siis ma lendan joostes voodisse, kell on nii palju, aga jõuab veel natuke voodis enne telefonist vaadata aktsiainvesteeringuid üle. Ja pärast seda siis oligi jäänud ainult imestada, et miks mul und ei tule, kuigi kell nii palju on. Ilmselt sa saad ise ka aru, et see ei ole just parim rutiin. Ja disaini endale selline rutiin, mis on reaalselt nagu rahustav ja mis sulle meeldib. Ja ma olen enda rutiini nüüd arendanud, pannud sinna füüsilise raamatu lugemise, sooja duši, õhtusöögi olen tõstnud varasemaks kella 7 peale.
unerutiini sobituvad hästi veel näiteks vähese kofeiiniga tee joomine, soe vann, mediteerimine. Ja kui me õhtuti neid rahustavaid tegevusi nagu järjepidevalt teeme, siis meil tekivad ajus assotsiatsioonid ehk siis seosed une ja nende tegevuste vahel. Ja iga tegevus kinnitab meie ajule, et nüüd ongi aeg siis uhkerusüümi lülituda, mis lõpuks kulmineerub mõnusa uinumisega. Siin on minu magamistuba, aga ma näitan nüüd, milline peaks olema sinu magamistuba. Ja õige vastus on pime, nagu päriselt pime. Ja miks see on oluline? Melatoniin on hormoon, mida sinu keha hakkab tootma, kui oled pimedas. Ja see aitab kehal ja ajul ennast valmis panna magama minekuks. Aga suur probleem on selles, et tänapäeval me oleme nii tugevalt nagu ümbritsetud tehisvalgusest, mis pidurdab seda loomupärast funktsiooni. Ja rohepöörde mõttes oleme teinud suure sammu edasi, võtad kasutusele LED-pirne, aga samas valgusretseptorid meie silmas, mis edastavad siis subreagesmaatilisele tuumale meie ajus, sükest nagu päeva aega, on kõige tundlikumad just sükese lühikese laine pikkuse sinisele valgusele, mis on täpselt see, mida need nagu külma valgusega LED-id ja nutiseadmete ekraanid toodavad. Ja see toob kaasa selle, et võrreldes vanade hõõgpirnidega suruvad sinise valgusega LED-id melatoniini teket 2 korda rohkem alla. Ja üks võimalus ongi lisada endale koju sellised timerdatavad LED-id, mille sa saad valgustemperatuuri ka muuta. Näiteks meil on siin LED-riba, et õhtuti enne magaminekut kumab voodi tagant nõrk kollane valgus. Alternatiiv on osta lihtsalt ühele valgustile vana hea hõõgpirn. Selleks, et enda magamistoas sellist valgusreostust vältida, me panime pimendavad rulood siia ja kuna siit vahet tuli ikkagi valgus läbi, siis me panime veel eraldi pimendavad kardinad ka. Lastetoas meil on Selinaken ja Johanna õmbles eraldi sellise asjanduse, ehk siis me tõesti nagu pingutasime, et une ajal oleksid toad täielikult pimed. Kas sina saad enda magamistoa täiesti pimedaks teha? Kui sa oled sunnitud magama kohas, kus mingil põhjusel ei ole võimalik valgustust kontrollida, siis silmaklapid on variant, mul reisides nüüd alati kaasas. Lisaks öisele pimedusele on peaaegu sama oluline see, et hommikul saaksid loomulikku päikesevalgust. See annab keha bioloogilisele kellale signaali, mis aitab õhtuti palju lihtsamini magama jääda. Ja eksperdid soovitavad 30 minutit õues olla, mida varem hommikul seda parem. Näiteks ma tegingi enda hommikurutiini ümber nii, et ma loen raamatut rõdul, mitte enam toas, et saada rohkem loomulikku päikesevalgust. On 2 väga suurt põhjust, miks nutiseadmed sinu unele halvasti mõjuvad. Ja esiteks ongi see, millest me just rääkisime, valgus. Ja ühes uuringus vaadati, et mis juhtub, kui inimesed õhtul iPadis raamatut lugesid. Ja võrreldes paberraamatu lugejatega vähendas iPadist lugemine õhtust melatoniini eraldumist üle 50% ja see raskendas tugevalt uinumist. Ja lisaks vähenes öösel REM-une osakaal, järgmisel päeval inimesed olid lihtsalt unised ja lisaks esines mitu päeva pärast iPadi kasutamist pooletunnine viivitus õhtuses melatoniini tõusus. Teine, võib-olla isegi veel suurem probleem on see, et nutiseadmed on jubedalt sõltuvust tekitavad. Üks uuring näitas, et 25–30 aastastest noortest üle 90% olid une ajal nutitelefonis. Kolmandik nendest kuni pool tundi, aga ülejäänud veelgi kauem. Ja helendavad ekraanikesed on nagu oma lõputatud feedidega erakordselt efektiivsed, et sind üleval hoida. Ideaal on see, kui sa väldiksid ekraane juba 2 tundi enne une aega, sest siis hakkab see melatoniini tootmise taset pidurdama. Aga Matthew Walkeri sõnul on ka 1 tund enne magamist väga hea tulemus. Ja samuti tasub sisse lülitada kõigis enda seadmetesse see funktsioon, mis õhtustel aegadel blokeerib see osa sinisest valgusest. Apple'i toodetel nimetatakse seda Night Shiftiks ja Androidil Eye Comfortiks. Kas sa teadsid, et selleks, et saaksid uinuda, peab sinu kehatemperatuur langema 1 kraadi võrra? Ja meie keha reguleerib seda automaatselt. Uuringud näitavad, et 18,3 kraadi on enamus inimeste jaoks ideaalne temperatuur toas magamiseks. Ja see aitab saavutada sügavamat NREM und ja lisaks see vähendab öösel ärkamist.
Pittsburghi meditsiinikoolis läbi viidud uuringus pandi inimestele, kellel oli nagu siuksi magama jäämisega raskusi, neile pandi külge jahutuskapslid ja tulemus oli see, et nad jäid magama isegi kiiremini kui need, kellel polnud üldse uneprobleeme. Mitu kraadi on öösiti sinu magamistoas? Ja väga suure potentsiaaliga nipp ongi see, et sa lihtsalt vähendad temperatuuri oma toas. Kuumade ilmade jaoks me lasime paigaldada konditsioneeri, muidu hoiame aknaid lahti ja laseme tuba jahtuda ja õhutuda. Okei, kehatemperatuur peab langema, aga mis sa arvad, kas soe dušš tõstab või langetab kehatemperatuuri? Sean Stevenson soovitab, et umbes tund kuni 1,5 enne magaminekut võiks minna sooja duši alla või vanni või sauna. Tekib justkui tunne, et nagu keha õhetab, on kuum, aga see ongi selle tõttu, et kuum meelitab vere naha pinnale, selle tõttu on see nagu punane natukene. Lainenud veresooned aitavad kehal soojust hoopis välja kiirata, nii et selle tulemusel kehatemperatuur langeb madalamale tasemele, mis on magamiseks just suurepärane. Ja on leitud, et kuum vann enne magaminekut aitab esile kutsuda 10–15% paremini sügavat NREM-und. Nii et küta ennast külmaks, ära vanni ainult liiga kuumaks kütta, sest see võib hoopis sind ergutama hakata. Ideaalne veetemperatuur on 40–42 kraadi. Aga nüüd väike vann, väike uni, väike subscribe meie kanalile ja näeme järgmises ja ühtlasi uneseeria viimases osas siis veel 5 kasulikku unenippi. Tšau!